Tervist! Väga mõnna suvi on, väga palav on olnud. Jumalikud soojad ööd, pööraselt kuumad päevad. Ja mina olen kõik selle aja hoidnud oma heinamaad, kuni jõudis kätte 15. juuli. Ja ma helistasin naabrimees Reinule ja ütlesin, et kas sa tuleksid ja niidaksid mu õue peal heina. Sest et nüüd on just see aeg, kui sõbrad bioloogid soovitavad niita. Siis on liigirikkam ja lindudele hää. Mille peale Rein ütles mulle, et oi, heinaaeg on ammu läbi. Et ta on väga-väga hõivatud vilja võtmisega. Töötab pidevalt kombaini peal. Ja ta ütles mulle, et oi, helista mulle nädal pärast uuesti, et võib-olla siis ma saan. Nojah, ja siis jäigi see asi ootele. Ja täpselt sel päeval, kui mul oli siin muinaskeraamika õpitoa õhtune kogunemine, helistas mulle Rein. Oi, mul on praegu paus viljavõtmises, et ma saan tulla ja niita. Ja et kas sa oled maal? Ma ütlesin, et ma tunni aja pärast tulen. Siis ma katsusin ka rutem tulla ja poole tunniga oli ta mul juba kõik need heinamaad üle käinud. Ja siis nüüd täna, mis on siis esmaspäev, 1, 2, 3 päeva hiljem, on see hein juba ka rullitud. Niiviisi, et ma saan olla päris rahulik, et mu krunt ei kasva võssa. See käib päris kiiresti, sest et 2 aastaga olid siin juba päris pikad sabad üleval. No vot, nii ongi. Nüüd see lugu. Ops, siia ei saa väga pikaks istuma jääda, sest et siin on palju kärbseid. Aga igatahes nagu lubatud on mu heinamaa videotel ka jätku. Nii et täna mõtlesin, ma lihtsalt raporteerin, et hein on tehtud. Eks siis vaatame, kuidas siin järgmisel kevadel kõik õitsema puhkeb. Võib-olla natukene kõnnin siin maastikul ka. Niimoodi. Siin on näha heinarullikesed. Ja siis ma saan näidata ka seda kohta, kus me muinaskeraamika õpitoa rahvaga viimati koos olime. See oli hästi tore, et siis oli hein just parasjagu niidetud ja lapsed hakkasid kohe muidugi heinaga möllama ja heinast tegema toredaid diivaneid. Niiviisi, et kui me siin koos olime, siis nende lõkete ääres olid meil toredad küljealused. Aga järgmisel hommikul, kui me juba võtsime siit kõik need savinõud maa seest välja ja uurisime, missugused nad meil on, siis oli vaja ajada ka need diivanid ometigi jälle laiali. Noh, ma pean ütlema, et natukene on seda heina siia ka maha jäänud ja ma ei tea, kas see on kõige esteetilisem, mis siin praegu näha on. Selles võib ka muidugi ka kahelda. Aga noh, ütleme nii, et kui minul on omad pretensioonid selle heina tegemise aja osas, siis tuleb ka leppida sellega, et viljavõtmise ajal põllumeeste graafikusse ennast sobitada. See tähendab ka seda, et see võib-olla on ka küllaltki kiiruga tehtud, nii et ja tegelikult on ju ka see,
et varsti-varsti siit ju sirgub uus rohelus. Vot sedasi. Jah, ütleme nii, et seda heina siia jäi natukene maha ka. Aga see pole nagu ikka päris see, kui lihtsalt mingisuguse eurotoetuse nimel lastakse ein puruks ja jäetakse täielikult maha, nii et mina teda täielikult maha jätnud ei ole, et ikkagi sai osa korjatud rullidesse nii hästi, kui see seekord õnnestus. Täitsa muhe vaade siin Jaanitule platsil. Ja esimest korda on mul päris siin niimoodi nagu täiesti nagu siin õue peal on mul heinarull. Hästi, see oli minu tänane maastikuvideo. Tšau! Ma ei tea, kas ma seda üldse panen internetti. Aga võib-olla panen. Tšau!